Tere päevast! Tõepoolest, nagu me räägime tegelikult täna koos Kadri Männasooga siis ühest uuringust, mida me selle konkurentsivõime raporti raames ka tegime. Ning see uuring sisuliselt koosneb 3 osast. Esimene on ülevaade meie tänasest elektrihindade konkurentsivõimest, referentsriikidega võrreldes. Teine osa puudutab siis taastuvelektri hetkeseisu Eestis, ehk kus me täna oleme ja mis on need väljavaated. Ning 3. osa, 2 esimest osa räägin ma siis ise, ja 3. osa, selle kõige põnevam osa, räägib Kadri ehk siis sellest, kui palju oleks optimaalne Eestis taastuvelektrit üldse omada. Kuidas see majanduslikult välja paistab. Ja ma alustaks võib-olla sellest, mis igale inimesele kõige rohkem nagu on südamelähene, kõige rohkem huvi pakub, et milline see kodutarbija elektri hinna võrdlus siis on võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega. Kui me paneme sinna selle elektri hindadele juurde ostujõu pariteedi, siis võib üllatusega nentida, et tegelikult Eesti elektri hind on Euroopa Liidu keskmisega võrreldes üsna madal, alla keskmise kindlasti, ning Soomega on vahe ainult 10%. Läti, Leedu on meist tunduvalt kallima elektriga. Ehk see on kodutarbijate pildis. Ehk meie hind on samas klassis nagu Soome, Hispaania, Prantsusmaa ja Slovakkiaga. Kõige odavamat elektrit võib leida kodutarbijate jaoks Euroopas Norrast, Islandit ja Ungarist. Ungaris on see eripära, et seal sisuliselt riik doteerib elektri hinda kodutarbijatele ja hoiab kõrgemat hinda tööstustele. Ning oluliselt kallim meist on elekter Poolas, Rumeenias, Saksamaal ja ka Itaalias ja Tšehhis. Kui vaadata nüüd natukene sellesse struktuuri sisse, et kus need hinnavahed suuresti välja tulevad, on see, et meil on siis elektrihind ja kui me räägime eraldi elektrihinnast ja siis kõikidest muudest kaasnevatest maksudest ja koormistest, sinna hulgas siis ka võrgutasudest, siis mis välja paistab kodutarbijate poole pealt on see, et väiksematel elektri meil on tegelikult see elektribörsi hind on Põhjamaadest kõrgem, aga samas jälle kõik muud koormised on näiteks võrreldes referentsriikidega tunduvalt madalamad. Ehk võrgutasud ja nii edasi. Need võrgutasud ja kõik muud koormised on Leedus on need mõnevõrra väiksemad, aga kõikides teistes riikides on suuremate kodutarbijate puhul on need kulud tunduvalt suuremad kui Eestis. Läheme nüüd äritarbijate juurde. Ehk siin on pilt palju kirjum. Ehk siin on praegu toodud küll välja 2 erinevat jaotust ehk alla 2000 megavatt-tunni aastas tarbijate hulgas ja üle 2000 megavatt-tundi tarbijate hulgas. See statistika on tegelikult tunduvalt detailsem, ka Eurostatis on see võimalik välja võtta. Aga mis siit välja paistab, on see, et esiteks meie hind on võrreldes naabritega nominaalväärtuses soodsam, aga konkurentsriikides on diferentseerimine äritarbijate segmentides on tunduvalt drastilisem. Ehk väiksemate tarbijate puhul on Eestis see vahe suuremate äritarbijatega on üsna väike. Ehk siin võib nagu välja tuua siit näiteks Rootsi-Soome, kus see vahe on mitu korda, Eestis on see mõnikümmend protsenti. See suuresti tuleneb tegelikult ju sellest, et meil on väiksematele tarbijatele võrgutasu täna üldjuhul madalam võrreldes suuremate riikide, suuremate tarbijatega.
ning siin on nagu küsimus see, et milline peaks olema tegelikult meil õige selle jaotusvõrgu tariifide või jaotusvõrgu kulude jagamise loogika Eestis, et see on nagu see, mis tegelikult siin väga palju seda mõjutab. Järgmine teema, mis hakkab nüüd vaikselt liikuma nüüd selle taastuvelektri poole peale, on siis see, et kui me räägime Eesti eripäradest, siis üks asi, mida me võime nagu tegelikult nagu uhkusega öelda, et meil on tegelikult ühendused teiste riikidega on päris tugevad ja see võimaldab tegelikult päris palju erinevaid lahendusi tegelikult ka siia pakkuda. Kui me räägime taastuvelektri integreerimisest, siis on Eestis võimalik tunduvalt rohkem taastuvelektrit eksportida ja importida, kui on seda teistes riikides. No siin drastiline näide, samas Hispaania, kus see ühendused naaberriikidega võimaldaksid välja viia ainult 21% nende elektrist, ainult 21% nende keskmisest tarbimisest, kui Eestis on see number 194. Ehk meie ühendused on kordades tugevamad, kui on näiteks Hispaanias, kus tegelikult tekkisidki tehnilised probleemid sellise tasakaalustamise tõttu taastuvelektril. Samas me peame ka nentima seda, et need välisühendused on haavatavad ning nad ka tegelikult aitavad kannibaliseerida ka seda kohalikku taastuvenergiat ehk Soome-Eesti näide on siin nagu väga hea, kus meil on Soome poolt tuleb tuuleelektrist tuulistel aegadel päris palju sisse ja see tegelikult halvendab ka meie tuulikute konkurentsivõimet. Panna sinna juurde veel see, et kui meil on Estlinki ühendused katkenud mingil moel, siis samamoodi tegelikult see mõjutab meie elektrihindasid. Kui me vaatame siis soonselt, siis see on nüüd 2024. aasta näide küll. Ehk meil on päikseenergia on peamiselt siis kevadest kuni sügiseni saadaval ja tuuleenergiat on jällegi nendel kuudel, mil päikseenergiat on vähem. Siin on küll natukene see pilt on moonutatud 2024. aasta tuuleenergia võtmes ehk septembris 2024 alustas tööd Eesti suurim tuulepark ehk Sopi-Tootsi tuulepark ja seetõttu läksid ka need oktoobri, novembri, detsembri numbrid tunduvalt suuremaks. Tarbimise poole pealt on ka näha tegelikult, et meil on talvel on loomulikult tarbimine kõige suurem ja seda tekitab tegelikult suuresti meie soojussektori järjest enam elektrile üleviimine ehk soojuspumpade kasutus soojusvarustuses. Ehk nemad tekitavad sellist kõige suuremat tõusu ka meile, diferentsi tegelikult selles elektritarbimises. Turuhinna osas, see on olnud eelmisel aastal suhteliselt stabiilne, aga seda mõjutas selgelt ka Estlink 2 rike. Nüüd, mis need trendid on olnud siin? Ehk taastuvenergia osas me vaatame, et tegelikult see taastuvelektri tasu, mis me kõik nendel arvel on hakanud järjest vähenema. Ning seda mõjutab tegelikult see, et need tuulepargid, mis said valmis aastatel 2012 kuni 2015, nende 12-aastane toetusperiood hakkab lõppema järk-järgult. Ning see toob ka alla seda keskmist elektrihinda. Tuuleelektrit, üllatus, toodetakse Eestis juba tunduvalt rohkem ilma toetusteta kui toetustaabil. Ehk see toetustega toodang on ainult 1/3 meie kogu tuuleelektri toodangust täna. Need on mõned märksõnad, mis siin nagu sellest 2 esimesest teemast lauale jäid. See on tegelikult väga palju detaile veel, mida tasub selles uuringust nagu läbi käia, aga ma jätaksin selle võib-olla siis nagu teistele ka lugeda, ehk siin on mõningaid teemasid, mis on vaja, kui süveneda, siis leiab sealt tegelikult põhjuseid, mis pärast Eestis on taastuvelekter, või ütleme kogu meie elektri hind mõnevõrra kõrgem olnud kui naaberriikides.
Soomes ja Rootsis peamiselt. Aga siit edasi ma annakski sõna nüüd Kadrile, kes siis räägib sellise huvitavam osa. Nii, ma ei oska öelda, kas see huvitavam osa on, aga minu jaoks oli see õppimine kindlasti. Et ma ei ole varem elektriturgu uurinud, aga kui paned oma majandusinimesed tööriista kasti peale, siis saab seegi tehtud. Nii et teie osaks on siis hinnata, kuivõrd see õnnestus. Aga mida see enama siis tähendab, on siis elektrituru energia siis sellise majandusliku jaotuse mudel. Ja kui me mõtleme majanduse kontekstis, siis meil on siin turul erinevad osapooled. Me peame mõtlema tarbijale, me peame mõtlema sellele, et kui me tahame liikuda rohelisema, jätkusuutlikuma maailma poole, siis me peame tagama, et selle roheenergia tootmine siin turul on ka majanduslikult mõistlik. Ja siis kolmas osapool, mida me kindlasti ei tohi unustada, aga mis paraku võib vahel varju jääda diskussioonides, on see süsteem, mis tegelikult meie energiaturgu siis üleval hoiab balanssi, sagedust, tagab varustuskindluse, et siin on siis keskne riigi roll taga selle energiasüsteemi üleval hoidmisel. Ja ma tahaks ära ka kohe alguses täpsustada selle, mis on antud mudeli kontekstis taastuvenergia. See on siis päikese- ja tuuleenergia, mis ei ole juhitav. Et kui me räägime taastuvenergiast, siis seal tegelikult on kaks poolt. Seal on ka juhitav osa. Näiteks paljudes riikides on see hüdroenergia, nii nagu ka Lätis. Nemad saavad siis oma taastuvenergiat paremini juhtida, kui meie saame oma päikese- ja tuuleenergiat, et kahjuks Eestis näiteks hüdroressurssi ei ole. Ütleme siis juhitavaks taastuvenergiaks võib lugeda ka geotermaalenergiat, Island on selle poolest väga jõukas riik, meie taaskord mitte. Ja loomulikult siis meil on teatud osa biogaasist, mida me saame siis pidada juhitavaks taastuv energiaks või taastuv elektri allikaks. Ja mida siis see mudel teeb, on see, et me võtame ikkagi fookusesse terve selle trilemma, ehk siis selles trilemmas on meil tarbija, meil on tootja ja meil on süsteem ja me proovime siis leida selles huvi kolmnurgas Pareto optimaalse lahenduse. Et mis see Pareto optimaalne lahendus on? See on selline lahendus, kus jõutakse punkti, kust mitte ühegi osalise, ehk siis ühegi kolmest osalise heaolu pole võimalik parandada ilma vähemalt ühe teise osalise siis heaolu vähendamata. Ja mida me selle nii-öelda heaolu all mõtlema, on siis see, et siin optimeeritakse korraga 3 sihifunktsiooni. Üheks on siis tarbija kulu minimeerimine, see on siis tema jaoks energia maksumus. Siis teiseks huvipooleks on meil roheenergia tootja, päikese- ja tuuleenergia tootja, rõhutan üle, et siin all ei ole siis juhitavat taastuvenergiat, tema siis äritulem ja ka, et süsteem tuleks omadega välja, et ka süsteem peab siis koguma ressurssi selleks, et varustuskindlust üleval hoida, balansseerid kõiki oma mitmeid ülesandeid täita. Ja selle mudeli tulemusena siis optimeeritakse 5 parameetrit, mille hulgas on siis tarbimiskaja, taastuvenergia toetuse määr ja siis need süsteemi tariifid, mis on seotud siis nii bilansiteenusega kui ka siis bilansi tasakaalustamisega. Ja võrguteenustega loomulikult. Et siit siis edasi minnes ongi kohe need mudeli tulemused, sellepärast et palju meil siin aega jutustada ei ole. Et baasstsenaarium on hinnatud 2024 aasta sisenditel, neid sisendeid on päris palju ja neid võib sealt meie raporti lisast ka leida, aga ma püüan siin selle loogika nagu väga kokkuvõtlikult lahti rääkida. Ühesõnaga, keskendudes siis selle graafiku ülemisele paneelile, seal on siis meil toodudki need osapooled, tarbija, päikese- tuuleelektri tootja, energiasüsteem, et me näeme, et kui me muudame nüüd meie päikese tuule elektri osakaalu tarbimisest, mis on Euroopa suur eesmärk, tähendab Euroopa suur eesmärk on tegelikult süsinikneutraalsus, mille alla käib ka tuumaenergia, aga eraldi on toodud Euroopas välja ka siis taastuvenergia eesmärk, mis on siis ambitsioonikalt 45% aastaks 2030 ja meie siis ambitsioon tegelikult siin, me teame, riigina on olnud palju kõrgem.
ja nüüd, et kuidas me siis seda ambitsiooni, mis on siin sellel horisontaalsel teljel, et mis selle ambitsiooniga siis kaasneks, kui me oleksime siin 2004. aasta olukorras. Ja me näeme seda siis, et mida rohkem on meil päikese-tuule elektrit, sellest võidab tõesti tarbija jaoks hind langeb, kuid sellel hinnalangusel on siis piir. Aga kõige valusamalt tuleb see nii-öelda osakaalu kasv ikkagi vastu rohetuule ja päikese energiatootjale, sellepärast et nende kasum on see koht, mis nii-öelda kannibaliseeritakse ära kõige kiiremini, kus toimub nii-öelda see tagasilöök kõige kiiremini. Ja sellest hetkest, kus kasum ikkagi liikub nulli lähedaseks, see tähendab, et tegelikult investor, tootja ei suuda enam katta ära oma investeeringu elutsükli kulusid, see on meil kuskil seal 5 sendi peal kilovatt-tunnist, võiks see umbes olla, sellest hetkest ikkagi tõuseb vajadus tõsta taastuvenergia toetusi. Ja see omakorda lööb tagasi siis tarbija rahakotti ja süsteem peab selle kehtestama, ehk siis see saab selgelt piiri, kust maalt on siis mõistlik majanduslikult tõsta tuule- ja päikeseenergia osakaalu turul. Ja nagu me näeme ka, siis mõju on ka süsteemile, ehk siis tuule- ja päikeseelekter, mille piirkulu on siis nullilähedane, antud uuringus küll on võetud see piirkulu ikkagi 3 eurot megavatt-tunnis, see on väga madal, see siis katab ära sellised jooksvad talitluspidevuse kulud, et koos selle hinnalangusega, mis siis juhtub, on see, et ka energiasüsteem ehk siis riik puhtalt elektrimüügist teenib vähem tulu ja sellest tulust koguneb nii-öelda vähem reservi, et kõiki neid bilansiteenuseid, varustuskindlust ja siis neid süsteemi tasakaalustamise ülesandeid täita. Ehk siis, kust see piir kätte jõuab, on umbes kohas, kus siis meie päikese ja tuuleelektri osakaal on 50%, sealt tekib see raskuspunkt, kus tootja ei saa enam oma investeerimiskulusid tagasi ja siis peale seda, kus siis 60% me näeme sellist järsku toetusvajaduse tõusu. Aga loomulikult maailm ei seisa paigal ja see mudel on selles mõttes ikkagi lihtsustatud, et ta võtab kõik teised tingimused hoiab samad, ehk siis 2004. aasta tasemel, aga kui me nüüd siin stsenaariumitega mängime ja me saame ju mõelda sellele, et maagaasi hind võib tõusta ja ilmselt tõuseb ka siis meil süsinikheitme kvoodi hind. Ja mis võiksid siis need mõjud olla? Siin on siis mängitud läbi stsenaarium gaasi hinnatõusuga ja selles olukorras siis, mis juhtub, on see, et loomulikult hind tarbijale on kõrgem, sest maagaasi hind läheb siis sellesse juhitavate võimsuste sisendhinna komponenti. Päikese ja tuule elektritootja muutub konkurentsivõimelisemaks, kuna hind on kõrgem, siis nad sellesse madalpunkti nii kiiresti ei jõua. Ehk siis tegelikult võiks me justkui kasumlikkuse mõttes tõsta päikese tuule elektri osakaalu 70%-ni, et sellelt tasemelt veel katab tootja oma investeeringukulud ära. Ja me näeme siis, et ka energiasüsteem kogub rohkem, sellepärast et kui hinnad on kõrgemad, siis laekub ja ka rohkem maksutulu ja ka on meie põlevkivijaamad samamoodi ju rohkem konkurentsis. Ja siis viimane stsenaarium, mis ma siin täna jõuan ette kanda, on siis selle kohta ja mida me võime ka üsna kindlalt oodata, on, et ikkagi CO2 heitmekoodid tõusevad ja siin ka ETS2 käivitumisega seoses on ennustatud päris kõrgeid kvoodi hindu, aga ma nii kõrgele seda stsenaariumi kvoodi hinda ei tõstnud, et siis 2024. aastal oli seal 70 euro kandis ja siin stsenaariumis on tal siis 100 eurot.
ja need tulemused on suhteliselt sarnased siis gaasi hinna tõusuga, ehk siis ilmselgelt tarbija jaoks hind nii kiiresti alla enam ei tule. Taastuvenergia tootja taaskord on konkurentsivõimelisem, on ju CO2 turg sellekski mõeldud, et taastuvenergia tootjaid turule aidata ja energiasüsteem siis samamoodi kogub rohkem tulu, sellepärast et hinnad on kõrgemad. Ja sellisel juhul, kui kvoodi hind peaks tõusma 100 euro tasemele, siis tegelikult see toetusvajadus tekib seal 80% piiril, kus siis päikese- ja tuuleenergia on 80% energiat tarbimisest. Ja selleks, et see jääks nagu õhku üksiku uuringuna, siis ma leidsin paar nädalat siin enne seda konverentsi ühe uuringu, mis on tehtud Saksamaa andmetel 2021. aastal ja nad jõuavad hämmastavalt sarnastele järeldustele, võib-olla need piirmäärad on natukene madalamadki, et siis nad leiavad siin nii tuule kui ka päikese puhul, et see turuväärtus seal muutub negatiivseks, kui osakaal tõuseb siis suuremaks 60-70%. Ja nad panevad juurde ka siis salvestuse ja leiavad, et siis salvestusega koos võiks nagu maksimaalselt 75-80% see osakaal siis nendest mittejuhitavatest taastuvenergiaallikatest olla. Selliselt, et veel nii-öelda on see turuväärtus positiivne ja samas nad toovad siis välja, et see investeeringu elutsükli kulud siiski kaetakse kuskil tasemel, kus osakaal on ainult 40%. Ja kui me mõtleme Eesti olukorra, siis me tegelikult olemegi juba seal 40% juures, aga me teame ka, et meil Eestis on see näiteks tuuletootmine ka pisut efektiivsem. Nii, et nüüd siis tulekski järelduste juurde ja võttes siis kokku selle, mida rääkis Einari ja mis siit mudelist nagu koorub, on see, et me peame ikkagi väga selgelt hoidma pildis süsteemi tervikuna. Et me ei saa vaadata süsteemi eri osi, sellepärast nad on kõik üks ühele integreeritud. Ja siis lõpuks, kui me hoolime tarbijast, me saame seda teha ainult viisil, et see süsteem tervikuna toimib, sest kui me jätame siis ühe süsteemi osalise tähelepanuta, on see siis meie võrkude kindlus või on see süsteemi stabiilsus, siis see annab tagasilöögi tarbijale ja samamoodi see, kui me ei toeta siis tuule päikese elektri tootjad, siis seda nii-öelda odavat null siis piirhinnaga elektrit ju turule ei jõua ja see hinnalangus tarbijani ei jõua. Nii et me peame siis ka silmas pidama seda, et stsenaariumid muutuvad, mida kõrgem on meil siis taastuv energia osakaal, seda vähem oleme loomulikult puudutatud CO2 hindade tõusust, oleme vähem puudutatud maailma fossiilkütuste hinnavõngetest, geopoliitilistest pingetest, nii et ma kahtlemata ei taha öelda, et taastuvenergias on midagi halba, aga me peame just selle mittejuhitava taastuvenergia osas olema tähelepanelikud ja siis tegema kõik selleks, et see süsteem nii-öelda tervikuna toimiks, arvestades ka siis neid välisühendusi, millest oli juttu ja koostööd siis meie naaberriikidega. Et see oleks siis, minu poolt kõik. Suur aitäh! Tulge mõlemad lavale, katsume siia ära mahtuda. Suur tänu, minu meelest erakordselt selged sõnumid, selged põhjenduskäigud, võib-olla on asi selles, ma kuulsin seda juba teist korda, igatahes väga imponeeriv. Siin on paar küsimust. Kõigepealt ma vaatan saalis ringi. Kuna meil pärast järgmist ettekannet on kohvipaus, siis me näpistame veel 5 minutit julgelt küsimuste jaoks. Me saame selle hiljem kohvipausi jooksul tagasi teha. Kas saalis on huvi? Tere. Jah, väga tore. Et mul on kaks lihtsalt küsimust. Et üks on see, et millal Eestis toimub siis nii-öelda turukannibalismist tulenev tuule- ja päikeseenergia ettevõtete varade mahtude, tootmisvõimsuste või tootmisvarade mahahindamine, eks ju. Ja teine on siis see, et kuidas
suuta integreerida ära 2 vastuolulist eesmärki, uued välisühendused ja uued taastuvenergia tootmisvõimsused Eestis? Aitäh! Et see kannibaliseerimise efekt on üsna lähedal. Ehk nagu siin ka välja tuli, eks ole, et see piiri koht on kuskil seal, kui taastuvelektri osakaal, mitte juhitava taastuvelektri osakaal on kuskil 50% juures, täna sel aastal suure tõenäosusega jõuame kuskil 40% juurde. Ehk kui me läheme sealt piirist üle juba, siis suure tõenäosusega võidki see näha seda juba, et meil tuleb siin päikseparkide mahahindamisi ette võtta. Muidugi päris paljud neist on täna juba saanud oma suure osa oma sellist väärtusest juba tagasi teenitud, nii et selles mõttes seal võib-olla ei pea väga palju seda ette võtma siiski. Ja teine küsimus oli selle välisühendused. Kannibaliseerimise kohta tegelikult viimane uuring, mis ma avastasin 2025 on just nüüd välja tulnud Steve ja kaasautorid sellel aastal, et nad on siis erinevate riikide jaoks Euroopas välja hinnanud ja see kannibaliseerimise efekt on üllatavalt samas suurusjärgus. Nii see, mis tuleb meile väljast sisse, kui ka see, kui meil tekivad enda võimsused siia juurde, sest kannibaliseerib roheelekter nii siis meil kodumaine kui ka see, mille me sisse impordime. Ja välisühendustega on üks huvitav asi veel, et meil on, kui me räägime näiteks ühendusest Soomega, siis Soome tuuleolud on väidetavalt tunduvalt paremad, kui on Eestis. Mis tähendab seda, et nende tootjad jäävad sellele turule paremini püsima kui meie tootjad. On ja väga just, et kui me toome siia veel ühendusi juurde, siis tegelikult me tekitame veel rohkem probleeme meie enda tuuleelektritootjatele. Just, et hästi huvitav Nature uuring on nüüd tehtud 2024, oli see Antonini ja kaasautorid, kus nad siis globaalselt mõõdavad ära tuuleenergia potentsiaali erinevates riikides. Ja nad ei vaata ainult tuuleenergia võimsust, tuulekiirust ja selle sagedust piirkonnas, vaid nad vaatavad sinna lisaks 2 siis tuuleenergia stabiilsuse indikaatorit. Üheks on siis ilmastikust tingitud tuulepõuad ja siis on see soonsad tuule võnkumised suvi, sügis, kevad, talv ja seal toob väga huvitavalt välja, et tegelikult Euroopa ei ole üldse hea tuule genereerimise piirkond ja Euroopas eristub kõige paremini tegelikult Ida-Euroopa ja just Soome. Nii et kui me vaatame selles mõttes, et me oleme Soome naabrid, siis tegelikult on mõistlik sealt impordi, sest nende tuuleenergia on stabiilsem kui see on ülejäänud Euroopas, kaasa arvatud siis Norra, mis iseenesest on peetud väga heaks tuulepiirkonnaks, et seal on tõesti tugevad tuuled, aga nad ei ole stabiilsed. Siin kõlas mitu korda, et kui selle juhitamatu taastuvenergiaga tuleb piir kätte, siis me vajame rohkem juhitavat, sealhulgas juhitavat taastuvenergiat. Küsimus on, kas biomassist toodetud energia näiteks koostootmisjaamas on ka arvestatud juhitava taastuva energia hulka? Põhimõtteliselt on, jah. Ta saab mõnevõrra juhtida, teatud piirideni küll, aga siiski. Aga nüüd see, et me vajame rohkem juhitavaid, kas see loob meile mingeid teisi probleeme, uusi riske, energia ühesõnaga julgeolekuga? Põhilise sellise alternatiivina räägitaksegi täna, eks ole, kas maagaasi ja biogaasil töötavatest elektrijaamadest või siis salvestitest. Salvestite puhul on see efekt, et nad saavad pakkuda seda oma elektrit suhteliselt lühikese perioodi jooksul. Gaasi puhul on küsimus selles, et kui me räägime maagaasist või LNG-st, et siis seda tuleb ka kuskil hoiustada, sellega kaasneb oma logistiline risk ja ka maailmaturu hinnarisk. Biogaasi, kui me räägime sellest ainult võtmes, et me kasutame seda talvel külmade ilmade puhul, siis selleks perioodiks me tegelikult on lähiaastatel olemas võimekus ka tegelikult toota seda gaasi ise. Nii et need talvised külmad tipukoormuse ajad saaks kaetud. Jah. Kas nende tasuvusarvutuste aluseks, mida te näitasite, on võetud lineaarne tarbimisvajaduse kasv? Kuidas seda tarbimise kasvu sinna sisse toodi? Praegu ei toonud sisse, sest see lähtubki praegu ainult 1 aasta tarbimisgraafikust, tarbimismahust 2024. aastast. Ehk kui tarbimine kasvab, siis loomulikult need piirid mõnevõrra nihkuvad. Kui suure salvestusega see mudel arvestas? Seal olid erinevad stsenaariumid muidugi teil. Praegu oli 0, sisutaks selle see, mis oli see 2024 aasta portfell. Nii, siia veel küsimus.
aitäh. Aitäh ettekande eest. Mul tekkis küsimus, et sellest süsteemist on välja jäetud kogukonna ja tavakodanike võimekus ja võimalus toota mittejuhtivat energiat enda tarbeks. Et ometi on olemas ju alternatiivseid lahendusi nagu kogukonnapõhine energia tootmine, näiteks energiaühistute vormis, mis saab ka olla osa süsteemist ja ka domineerida energia tootmist. Ja selliseid lahendusi saab ka ju ühiskonnas edendada. Kasumile orienteeritud energia tootmismudel ei peaks olema paratamatus. Et miks jätsite need võimalused täielikult välja analüüsist või siis hiljemalt järeldustest? Aitäh. Üks põhjus on lihtsalt see, et see maht, mis sealt on võimalik saada, on väga marginaalne. Et sisuliselt ta ei muuda seda lõpptulemust mingil moel. Teine küsimus on see, et need mahud tarbitakse ju ikkagi. Keegi tarbib, aga nüüd võib-olla siis toodetakse lihtsalt seda elektrit koha peal. Ja see koha peal tarbitud elektri maht läheb ka tegelikult sellesse kogu pilti sisse. Ehk me räägime ikkagi nende võrreldavatest numbritest, kus meil on nii see kogukondade poolt tarbitud elekter, kui siis ka nende poolt toodetud elekter on kogu selles portfellis sees, kogu pildis sees. Suur aitäh, pean tõmbama siin joone alla, muidu me oleme ülekohtused ülejäänud programmi osas, aga Einar ja Kadri, loodetavasti äkki on siin ka veel kohvipausi ajal, saate veel jätkata siis isekeskis. Suur aitäh teile veel kord!